Tere taas kõikidele teadushuvilistele raketisõpradele, kes te järjekordselt olete leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime andmete filtreerimisest ja seda just tabelarvutusprogrammi näitel. Võistlejate ülesandeks oli sisuliselt mängida poomise mängu, kus tuleb ära arvata erinevaid sõnu, teades nende pikkust. Võistlejatele on antud sõnastik, mis koosneb 100 000 eestikeelsest sõnast ja mitte tavalisest sõnast, vaid 100 000 lemmast ehk sõna algvormist. See seab piirangud lõpliku lause ehitusele, mis tähendab, et võistlejad peavad sõnu tõlgendama nõnda, et nad saaksid sellest kokku tervikliku lause ja seejärel käituksid vastavalt sellele. Hakkame arvama meie sõna. Me näeme, et meie sõna pikkuseks on 5 tähte. See tähendab, et me võime jätta välja kõik sõnad, mis on pikemad kui 5 ja kõik sõnad, mis on lühemad kui 5. Sellepärast märgime, et 6. kohal võib olla ainult tühi tähemärk ning samuti märgime, et 5. kohal ei tohi olla tühja tähemärki. See tagab selle, et meie tabelisse jäävad alles ainult 5-tähelised sõnad. Ning nüüd hakkame pakkuma tähti. Tähtede pakkumiseks on hea, kui lähtuda eesti keele sagedustabelist. See tähendab, et me pakume esmalt tähte, mis on eesti keeles kõige sagedamini esinev. Eesti keeles on selleks täheks A, nii et sisestamegi oma pakkumisena A tähe. Eesti keelele vastavat tähtede sagedustabelit on võimalik ka ise koostada. Kodus võite proovida seda järgi. Otsige mõni suvaline ajalehe artikkel ning lugege kokku kõik tähed. Mitu A tähte esineb, mitu B tähte esineb, mitu C, mitu D, mitu E ja nii edasi. Ning kui kõik tähed on kokku loetud, saabki sellest moodustada sagedustabeli. See täht, mida esines tekstis kõige rohkem, see on kõige sagedasem täht. See tulemus ei pruugi perfektselt vastata eesti keeles esinevate tähtede sagedustabelile, kuid see hinnang on piisavalt täpne, et kasutada seda järgmises poomise mängus. Ning näeme, et ka meie pakutud A täht sisaldub otsitavas sõnas. Viimasel kohal. See tähendab, et võime andmetesse lisada uue piirangu. Viimasel kohal peab olema alati A täht. Nüüd on meie sõnu jäänud juba palju vähemaks ning me näeme, et kõik nad lõppevad A tähega. Siin on näiteks sõnad avaja, asuja, asula ja nii edasi. Lisaks saame me filtreerida seda tabelit veelgi. Ei piisa ainult sellest, et viimasel kohal peab olema A täht, samuti ei tekkinud A tähte ühegi teise koha peale. See tähendab, et näiteks sõna asula, mis algab A tähega, ei saa vastata enam meie tingimustele. Seega lisame siia filtrisse ka tingimuse, et ei esimene täht, ei teine täht, 3. ega 4. tohi olla A. Sellega vähendame otsitavate sõnade hulka veelgi. Pärast esimese tähega teostatud filtreeringuid on meil alles jäänud 2935 sõna. Võrreldes esialgse 100 000-ga on see väga suur edasiminek. Nüüd pakume aga järgmise tähe. Pakun täheks E. Kas E leidus meie tabelis? Tundub, et mitte. Küll aga ei ole see raisatud pakkumine, sest sarnaselt A-le saame nüüd lisada tunduse, et ükski täht ei tohi olla E. Ehk esimene täht ei tohi olla E, teine täht, 3. ega ka 4. täht. Olles pakkunud ka tähe E, mida küll sõnas ei sisaldu, suutsime ikkagi vähendada sõnade arvu. Nüüd on alles vaid 489 sõna. Liigume veel kord edasi täishäälikute pakkumisega. Hetkel on 5-tähelisest sõnast teada ainult viimane täht A. See tähendab, et sõnas sisaldub vähemalt üks vokaal. Kui sõnas rohkem vokaali ei leiduks, peaksid esimesed 4 tähte olema kõik kaashäälikud, mis ei ole omane eesti keelele. Seega pakun edasi veel täishäälikuid. Järgmise täishäälikuna pakun I ning vaatame, kas see täht sisaldub selles sõnas. Tuleb välja, et selles sõnas leidub lausa 2 I-tähte. See annab meile aga hulganisti võimalusi tähtede filtreerimiseks. Lisame siia reegli, et teine täht peab olema kindlasti
I. Samuti peab olema I kindlasti ka kolmas täht. Ning esimese ja neljanda tähe koha peal ei tohi esineda tähte I. Nüüd oleme pakkunud kõigest 3 tähte ning 100 000 võimalikust variandist on alles jäänud vaid 19 võimalikku sõna. Vaadates vokaalide asetust, tundub, et järgmised võiksid olla kaashäälikud. Alustan eesti keeles levinumate kaashäälikute pakkumisega. Pakume tähe K ning vaatame, kas K leidub meie sõnas. Tundub, et K-d sõnas ei leidu. Seega filtreerime välja kõik võimalikud kohad, kus K võis olla ning vähendame sõnade arvu veel. Järgmiseks pakume T-tähte. Kas T-täht leidub meie sõnas? Tundub, et samuti mitte ning saame välja filtreerida ka kõik sõnad, kus sisaldub T-täht. Olles pakkunud ära tähed K ja T, mida kumbagi sõnas ei sisaldu, on alles jäänud vaid 15 sõna. Järgmiseks pakun M-tähte, sest tihtipeale, kui on tegemist tegusõnaga, lõpeb see M-A-ga ehk maategevus vormiga. Sisestan tähe M. Nagu näeme, siis ongi M meie sõnas eelviimasel kohal. Lisame sellega filtrisse ning vaatame, mitu sõna meil alles jääb. Pärast M-tähe pakkumist on alles jäänud ainult 2 sõna. Üks neist on viima ja teine on piima. Kumba pakkuda? Minule tundub antud kontekstis selgem pakkuda viima. Nii et seega sisestan oma pakkumiseks sõna viima. Kas see sõna on õige? Näeme, et meie sõnaks on viima. Analoogiliselt saame lahendada ka teised sõnamõistatused ning näeme, et meie moodustuvad sõnad on viima, ise, kohtunik, vastane, võistkond ja vilkur. Nendest sõnadest tuleb järeldada, et kohtunikele tuleb viia vastasvõistkonna vilkur ning nii ongi ülesanne lahendatud. Järgmine kord, kui peate filtreerima sõnu, siis ärge unustage, et ka tähed, mis sõnas ei sisaldu, on olulised.